Isa lubas, et lähme pühapäeval jalgpalli mängima, aga laupäeval käis ta pidutsemas ja magas päeva maha. See on vist isa enda asi, mida ta lubab ja teeb. Joomine ei ole jooja isiklik asi. Teised kannatavad passiivse joomise all. Vaata passiivnejoomine.ee. Keegi ei tohi kannatada. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Eduard Kotšergini raamatust Trellidega ristitud. See on autobiograafiline romaan. Lugu räägib Poola päritolu poisist, kelle vanemad represseerib Nõukogude võim ja kes elab ühes Leningradi NKVD lastekodus, kui Wehrmachti väed Nõukogude Liidule kallale tungivad. Ta pääseb õnnekombel blokaadi aja näljasurmast ning satub kaugele Siberisse, kus veedab kogu oma varase lapsepõlve. Trellidega ristitud, kirjastuselt Petrone print. Mil viisil ma vahetult enne sõda NKVD lastekasvatusmajja sattusin, ei meenu. Mind viis sinna ristiisa onu Janek, aga võib-olla võeti mind temalt ära. Ei mäleta sedagi, kuidas sõda algas. Mäletan, kuidas meie kõik, titepätakad nagu meid suurekad hüüdsid, hakkasime korraga sõda mängima. Mind, putrajat, kes ma vene keelt kehvasti mõistsin ja veel 2, üks punapäine tatari poiss ja teine suuresilmne mustajuukseline naga Murjan, tehti teiste jõnglaste soovil sakslaseks. Pärast tungiti meile iga päev peale. Meie andsime alla. Siis veeti meid üles tõstetud kätega nagu vaenlasi tubepidi ringi, siis lasti ükshaaval maha, misjärel sunniti pikaks ajaks põrandale pikali. Ei meeldinud mulle see mäng. Mäletan, kuidas hommiku, lõuna ja õhtusöögi portsud vähenema hakkasid, aga kui külmaks läks ja lund sadama hakkas, tuli poiste sõjamängule lõpp. Siis juhtus midagi kummalist. Oli juba talv, kui meie lastekodusse kõndisid tormakalt sisse puhvaikade ja läkidega kulliverionud, kes valisid tee peelaste hulgast 9 kõige otsajäänumat jõnglast. Meid rivistati seina äärde üles ja vaadati teraselt üle. Seejärel kästi kasvatajatel kähku kõigile võimalikult soojad rõivatükid selga anda. Nood tõmbasid meile rutuga ülle eri masti suure võitu hilbud ja andsid igaühele tema raske vatiteki. Seejärel juhatati meid üle rõivast trepist alla tänavale, kus maja ees seisis podisedes mürakas autobuss. 2 onklit tõstsid kordamööda meid sinna sisse. Bussis olid veel mõned puhvaikade ja läkidega täiskasvanud. 2 eespool asuvale istmele pandi istuma 7 poisikest, aga mina ja kõõrtsilmne tatikas seadsime ennast ankrumeestena sisse onude vahel tagaistmel. Minust paremal istus peamine kulliver. Tema korraldas kõike ja teda kuulasid kõik. Keegi ei teadnud, kuhu buss sõidab. Vastuseks haisukotiks hüütud poisi küsimusele, et kuhu meid viiakse, vastas peamees. Lennukile. Lennukile, kui tore! Tähendab, saame õhus lennata, rõõmustasime meie. Jaa, kindlasti lendate. Lendate üle Laadoga. Läbi linna sõitsime aeglaselt ja kaua. Kusagil peatumata isegi pärast seda, kui sireenid huilgama hakkasid ja õhurünnak algas. Hakkas hämarduma, kui jõudsime linnast välja tohutule lumelagendikule, millest kulges üle üksnes meie tee. Äkki muutusid onud valvsaks, kostis lennuki mürinat. Bussijuht lisas kiirust. Hakkasime rappuma ja hüplema eriti tagaistmel. Lume all olev tee osutus auklikuks. Lennuki mürin lähenes. Messer, lausus juht, ta jälitab meid. Kähku lapsed põrandale, istmete alla, käskis minu naaber ja meid jõuti vaevalt toolide alla lükata, kui bussi läbistas kuulipildu ja valang. Laskeme peaaegu ei kuulnud, mootor mürises ja mõõrgas nii kõvasti, et Messeri rünnakust saime aimu vaid katusesse tekkinud aukude järgi. Esimeses rünnakus ohvreid polnud. Autojuht pigistas mootorist viimast, et kiiremini üle selle pagana välja lipsata. Messer naasis ja ründas meid niitev lennul uuesti. Kabiini juures seisev onu kukkus, üks poisike karjus koledasti. Ajasin instinktiivselt istme tagant pea püsti ning äkki lähenes Messer bussile 3. korda külje pealt ja lasi valanguga puruks vasakpoolsed aknad.
Tohutu hulk klaasikilde külvas meid sõna otseses mõttes üle. Neist üks lõikus mulle nina juure kohal otsapidi kulmu. Naabrimehest ülemuse onu tõstis mu kohe sülle ja tõmbas kinni jäänud killu välja. Veri purskas, kaotasin teadvuse. Tulin teadvusele mingi palk tare pingil lamades. Selle aknast paistis suur valge metsaga ääristatud väli. Nägin maailma ühe silmaga, teine oli sidemeis nagu ka suur osa peast. Tol ajal mõistsin vene keelt veel kehvasti. Karvase läkiga ülemuse onu tõstis mu pingilt püsti ja pani enese kõrvale istuma küdevale pliidile ligemale öeldes midagi lohutavat. Pliidi ümber tunglevad poisikesed vahtisid tõsiste täiskasvanu nägudega elus tuld. Mõne minuti pärast läks pliidil keema suur vaskne teekann. Viivuke hiljem jagati meile laiali plekkruusid ja suhkrutükid ning leib. Vuntside ja habemega metsik Karabassi onu pudistas tee otse pakist kannu. Segas tohutu noaga keevat vett ja hakkas seda tasapisi meie kruusidesse valama. Tee joomise lõppedes kästi kõigil pisilastel lilliputtidel riietuda, ennast kinni nööpida ja õues asjal ära käia. Seejärel hakati kõiki vatist kroonutekkidesse sisse pakkima, meid muudeti teki ümbrike sisse keeratud imikuteks. Selliseid ümbrikke sai kokku 7. Miks mitte 9? Kuhu jäid 2 ülejäänud poissi? Ma ei teadnud, kuidas seda küsida. Vahest olid nad raskelt haavatud või bussi tulistamise ajal surnud. Pimedas tassisid hiiglase kasvu mehed meid nagu imikuid kätel metsa veeres seisvasse lennukisse. Lennuk oli päris suur, nagu mulle tookord tundus. Hulk onusid laadis sellele mingeid kaste, neid veoautode pealt üksteisele ulatades. Meie tekiümbrikud tõsteti samamoodi lennukisse. Lennukis pandi meid istuma külgedele kinnitatud seljatugedega puitpinkidele nägudega vastamisi ja nööriti kõvasti kinni. Laskuri jaoks oli pinkide vahele ehitatud konstruktsioon, mis meenutas treppredelit. 4 lakke ulatuva puust prussi keskpaigas asus laudadest lava, kuhu viisid astmed. Selle kohale oli lennukisalongi lakke lõigatud luuk, mille külge kinnitus suur kuulipilduja. Mõlemal pool seda lahinguseadeldist seisid puidust raamid ulatudes põrandast lakke ja lennuki paremast pardast vasakusse. Nende külge kinnitati nööridega vastupidavad kastid. Nood täitsid kogu ruumi, vahekäigud välja arvatud. Küllap oli see lennuk kiiruga reisilennukist transpordilennukiks ümber ehitatud. Ovaalseks painutatud ristküliku kujulised aknad, illuminaatorid kaeti seestpoolt plekitükkidega. Salongi valgustas 2 tuhmi blinkivat lambikest. Mind seoti otse teisele poole laskuri jalgu. Tõsi, alt vaadates paistsid ainult tema hiiglaslikud mustad vildid. Kõike lennukis toimunut mäletan kuidagi katkendlikult. Kas ma siis olin haava tõttu minestanud? Sain siiski bussis klaasiga kõvasti susata. Või oli mulle nagu teistelegi nagadele joodetud magusad piiritusega teed, et me ei sahkerdaks? Kuidas lennuk õhku tõusis? Ei mäleta. Kasvandike peamised töökohustused olid seotud köögiga. Õuel pühkisime prahti kokku, puhastasime teeradu, sügisel riisusime lehti kuhjadesse ja põletasime neid, talvel loopisime lund ja ajasime jalutamiseks radu lahti. Teemise juhatusel ladusime puid riita. Puid lõhkusid sekid. Talve lõpupoole sortisime keldrites köögivilja, põhiliselt kartuleid. Suvel saadeti meie hulgast vanemad NKVD abimajanditesse kõplama porgandeid, peete, naereid. Töö käis täiskasvanud sekkide naabruses, kuid kokku meid ei lastud. Kõige raskemaks kohustuseks peeti poseerimist maalikunstnik Padakonna stalinlike piltide jaoks. Meie rahvavaenlaste ja spioonide poegade ning tütarde pealt maalis ta lapsi. Eriti jäi meelde 1945. aasta kevad. Padagon valis maali, lapsed õnnitlevad seltsimees Stalinit võidu puhul tarbeks meie jublude hulgast välja mitu poissi, sealhulgas mind. Tema kava kohaselt toimus õnnitlemine õunaaias.
Meid veeti ühe või vahel ka 2 kaupa maja taga kasvavasse õunaaeda, kus juhataja elas koos mingi vanamutiga, kortsmoonikuga ja 2 kukega. Kanu ei näinud me kordagi. Kohe pärast hommikusööki viis kasvatusmaja ekspediitor Balabon mind otse sööklast enesega kaasa ja toimetas piinapaika. Tee peal vatras ta vahet pidamata manitsusi, juhtides meie meisterduste tarvis sobivate teel vedelevate kallisasjade otsingult tähelepanu kõrvale. Aias vahetasin tema silme all kroonuräbalad valge särgi ja lühikeste pükste vastu. Tõmbasin bahillide asemel jalga tuliuued sandaalid ja saanud kätte kimbu põllulilli, seisin ehituna õitsva õunapuu alla padakonna ilmumist ootama. Samal ajal tassis Balabon majast välja kokku pandava molberti, alusraamile tõmmatud lõuendi ja eraldi jalgadel seisva värvikasti. Asetas kõik need esemed aegamisi minu vastu, alles siis läks kunstnikku kutsuma. 2 minuti pärast hõljus maja uksest välja pika peene paberossiga padakon. Ta kõndis teretamata otse minu poole, keeras mu pea oma rasvaste käppadega talle vajalikku asendisse, tõstis mu kimpu hoidvad käed õlgadest kõrgemale ja alustas tööd, käskides mitte liigutada. Kõige raskem oli selles orjatöös püsida liikumatuna tigedate kevadsääskede rünnakus, kes kavatsesid mind üleni ära süüa. Kui ma õgardeid eemale peletada püüdsin, kargas padakon sisinal minu juurde, näpistas valusasti ja seadis mind endisesse poosi. Naasin kasvatusmajja sääsekupaldest üleni paistes ja pea Balaboni loengutest paks. Ülejärgmisel päeval viidi mind taas padakonna aeda metsikute sääskede toidulauale. Valmis maaliga tutvusin juba ateljee kabinetis, kuhu juhataja kutsus mu välja peale kaebuse tõttu, kuna olin samuti tegelenud kunstiga. Painutanud vasktraadist välja Jossif Vissarionovitš Stalini ja Vladimir Ilitš Lenini profiile, kusjuures kõigi kohalolijate silme all. Kabinetti astudes tundsin lõuendil ära iseenda. Olin väga sarnane, kuid priske ja punapõsine. Olatasin juhile mesimagusa ilmega lillekimpu. Õitsvate õunapuude taustal keskrõõmsat laste summa seisis valges marssalimundris juht ja õpetaja, võiduorden rinnal. Mina, kõige pisem, vaatasin ustavate silmadega püstipäi valget generalissimuse jumalat, fašistide alistajat. Nähtud paraadlõuend lõi mind esialgu pahviks, hiljem aga isegi hüüdsin vägev, kuid siis tundsin otse kui ründaksid mind taas sääsed ja hakkasin end pildi ees seistes kratsima. Padakon katkestas mu mõtted lärtsatades. Noh, kratsija, näita oma trikki Stalini profiiliga. Võtsin sõnatult kottpükste taskust vasktraadirulli, kohendasin seda, tõmbasin ideaalselt sirgeks ja hakkasin painutama. Reastades tasapisi mustrit, alustades kaelast ja lõuast, alt üles, ringi mööda. Padakon jälgis väga tähelepanelikult mu käsi ja kui ma, olles kuklaga lõpu teinud, jõudsin teiselt poolt kaelani, lõigates seda nii, nagu medalitel tehti, võttis ta ninalt kaugnägemisprillid ja nõudis, et juhi profiil tema lauale pandaks. Täitsin käsu, asetades traadis Stalini tema ette. Padakon plärtsatas, klammerdus selle külge oma punnis padakonna silmadega. Osav, ainult ära enam mõtlegi seda teha, muidu kukud eriosakonda või siis edasigi. Traadist juhtide painutamine pole ette nähtud. Jäta see kogu eluks meelde. Mulle paistis, et viimaseid sõnu ütles ta mõningase hirmuga, mõistagi mitte minu, vaid ise enda pärast. Padakonna juurest lahkudes vaatasin veel kord tema maali. Mööda seda patseeris pirakas tarakan. Juba kambris pärast ülekuulamist sain aru, et olin ilma aegu padakonnale oma oskusi näidanud. Oleks pidanud lolli mängima, et olen jah proovinud, aga ei õnnestunud, ei tulnud välja. Tõepoolest, peagi hakkas ta minu kallal norima. Tema käsul pommis tuletümikas mind 2 korda nädalas, võttes ära kõik, mida leidis minu taskutest või öökapist. Aga veelgi varem, 9. mail, kopatas padakon mind haigena kartsa selle eest,
et ma köhisin kasvatusmaja piduliku rivistuse ajal Natsi-Saksamaa üle saavutatud võiduauks. Ja mul ei jäänudki muud üle, kui valmistuda põgenema sellest Omskist kodumaale. Mida ma lõpuks tegingi, ehkki mõni aeg hiljem. Lehma ja Lamaška isiklikuks omandiks oli kits, keda karjatati köögi taga aasal ja lisaks rohule, lehtedele ja nõgestele pudenes talle veel üht-teist söödavat. Meie tolknesime samuti tihti seal ja konkureerisime sarvilisega. Pealegi oli meil, poistel, tore meelelahutus, mille nimi oli kitse saduldamine. Ärge arvake, et see lihtne oli, sugugi mitte, hoopis väga raske. Kuid mina ei läinudki arvesse, olin liiga kõhn ja kerge, aga teised, normaalsed, proovisid kah, kuid paljudel ei tulnud välja. Kitse tagumik põtkis üles alla nii kõvasti ja järsult, et mitmed poisid lendasid õhku ja varisesid rohule. Eriti kohmakad aga said endale sarvejäljed külge. Sellegi poolest kõitis see lõbu meid väga. Kõige edukamalt kargas kitse otsa kõige vanem Petruha. Kadestajad teadsid rääkida, et Petruhal on raske tagumik, kuid mina panin tähele ka teatud osavust. Võtnud hoogu, haaras ta kitsel sarvist ja vinnas end loomale järsult selga. Ühesõnaga, Petruhal oli parima ratsamehe kuulsus. Olime ta üle väga uhked ja pidasime temast lugu. Temagi adus seda isiklikku tähtsust ja teda kui suurekat, suurt poissi tunnustasid ka kõik patsaanid. Aastaidki oli tal juba 10 täis. Ükskord, kui me kõik köögi lähistel valvasime ja nagu ikka kitse mängisime, astus äkki köögiukse kaudu tagahoovi juhataja Padagon. Aga kitse seljas istus samal ajal võitja poosis Petruha. NKVD kunstimeister haaras Petruhal kärmelt kõrvast, tiris täku seljast alla ja vedas kõrva pahupidi keerates oma kabinetateljeesse, korrutades krooksuva häälega. Küll ma sulle, vaskratsanik, teen nüüd sellist kitse, et saad näha uut ja vana. Tol ajal ei teadnud me vaskratsanikust midagi. Keegi polnud teda iial näinud, isegi unes mitte. Kuid Padagonna antud tiitel passis kangesti meie kõige vanemale Petruhale. Sellest ajast peale hakkasimegi teda vaskratsanikuks hüüdma. Koos tema tiitli kandjaga põgenesingi maakasvatusmajast oma kodumaale, Piiterisse, tähendab Leningradi. Täpsemalt tema põgenes minuga, mina olin ju vari ja varjuks mind hüütegi. Poisid ristisid mind sedasi kõhnuse ja läbipaistvuse tõttu. Tema oli ratsanik, pealegi vaskratsanik, mina aga kõigest vari, kuid me põgenesime Irtõši jõe äärsest Tšernolutšist Omski linna lähistelt üheskoos minu Leningradi. Petruhal oli põgenemiseks 2 põhjust. Esimene oli muidugi Padagon, keda vaskratsanik vihkas alanduste ja valu põhjustamise tõttu, kuid teine ja põhiline oli, et nagu vaskratsanik ise arvas, ei saanud ta kasvatusmajas piisavalt süüa, kuigi ta sõi palju rohkem kui meie keegi. Kuid talle tundus, et mujal, eriti Leningradis, toidetakse palju paremini, kuna sõja ajal seal ju nälgiti, aga nüüd, nagu kuulda, söövad seal kõik hästi. Ja kuna meiegi oleme nälga näinud, söödetakse meil kahtlemata kõht täis. Võimatu on seletada, kuidas ta haistis, millises suunas liikuda tuleb, et toidu manustamise juures tunnistajaks olla ja sellega liituda. Mind esitles ta edukalt kui näljaohvrit. Arvan, et ta võttiski mu põgenemisretkele kaasa minu düstroofia pärast, et saaks selle pealt teenida. Varju nähes ei saanud sööja meiega oma heinet jagamata jätta. Ja niipea, kui me oma osa kätte saime, kadus see uskumatult ruttu Petruha kõhtu. Mina osalesin enamasti vaatleja rollis ja kui mulle süüa antigi, siis täpselt nii palju, kui palju elutegevuse jätkamiseks tarvilik. Tal polnud vaja mind põgenema veenda. Pealegi kiusas Padagon mind traadist portreede pärast. Sõda oli läbi ja ma arvasin, et minu matka Bronja on juba seal Leningradis ja ma tohin tema juurde naasta.
ja ma hakkan jälle poola keelt rääkima. Pealegi Petruha oli vaskratsanik, mina aga vari. Ja nii me põgenesime temaga pargasel, mis Irtõši jõge pidi igale poole toidukaupa toimetas. Pärast igasugu vintsutusi, külma, nälga, randusime kaugeks kohaks nimetatud Omskis. Petruha Anne juhatas meid Omski raudteejaama. Ta tundis vaistlikult, et seal saab pala suhu, et nimelt sealt on oodata sööki ja seejärel saab panna raudteed pidi edasi läände minu Piiteri suunas ajama. Sattusime mitte just päris Vaksalisse, vaid selle lähistele sorteerimisjaama rongide vahele, millega sõdureid, nagu selgus, Saksa rindelt Jaapani rindele veeti. Omskis haagiti rongidele külge uusi vaguneid ja nende vaguniridade vahel sattusime äkki imelikult lõbusa teistest erineva joodiku rongi peale. Trellidega akende tagant paistsid sõdurite kiilaks aetud peanupud, nood ögisid ahnelt silmadega kõike, mis väljas toimus. Vaid ühes soojakus olid uksed pärani ja seal käis metsik pidu. Küllap see on ülemuste vagun, oletasime. Sellest soojakust märgati meid, õieti küll alguses mind. Vahi, tiisikeri tatt ilmus välja, kostis vagunist. Teine nokastanud onu küsis, hõi, Jublu, kes sind nii kõhnaks näljutas? Nüüd kurtis minu selja tagant Petka, et oleme nälgas. Ega onudel ole meile sööki pakkuda. Vahi, kus kargas krapsak punapõsk välja, mis sa kukeke pilpa taha peitu poed, kähises vanem mees. Sinust küll ei arvaks, et sa nälgas oled, pigistasid sõbrast kõik välja, ise aga oled paras ponks trulla, kukeke valmis. No olgu, astu siia, meie manu, pargime teil kere täis ja oma tiisiker võta kah kaasa. Ehkki neil oli sõduri vorm seljas, erinesid nad kuidagi ülejäänud normaalsetest sõjaväelastest ja ka oma soojakus käitusid nad peremehe kombel. Küllap olid lõbusas rongis põhitegijad ja mängisid härrat. See tähendab jõid, tagusid kaarte, pööramata mingit tähelepanu valvureile. Söömise ajal panin tähele, et onud vaatasid himuralt Petruhat, isegi näpistasid teda, patsutasid tagumikku korrutades. Oled ikka maitsva peppu kasvatanud, Mul hakkas kõhe. Tundes, et asi on mäda, tonksasin oma sõbrameest mitu korda, kuid tema oli hõivatud söögiga ja ainult söögiga. Meeste kätel märkasin tätoveeringuid ja mulle näis, et kaardimäng oli seotud meie, õigemini Petruhaga. Minu kahtlane köha peletas neid. Tonksasin veel korra Petruhale külge ja panin ette asjal ära käia. Ta jätkas ahnelt söömist. Olles kaotanud lootuse pöörata Petruha tähelepanu ohutundemärkidele, kukkusin köhima ja palusin pissile, et lähen siia samma vaguni alla ja pagesin. Pagesin tõelises hirmus sellisest söötmisest, pagesin sõna kukeke eest, mille jube tähendus peagi pärast seda lugu mulle selgeks sai. Pagesin selle ohu eest. Pagesin Leningradi teadmata, et seal on oma vaskratsanik. Hommikupoole seisatas minu rong mingis sõlmjaamas. Läbi prao, pealegi unise peaga oli võimatu ringi vaadata, kuid kõhutunne ütles, et midagi on nihu. Õuest kostis lehmade ammumist, sõra kobinat ja piitsaplakse. Otsustasin kähku oma soojaku vanglast välja pääseda. Tuli välja, et kõhutunne ei vedanud mind alt. Kogu rongi koosseisu, minu soojakut kaasa arvatud, ootas veisekari. Jaama nimi oli Ufalei, viimane jaam, kuhu ma Tšiljabinski kaubarongiga jõudsin. Oleksin pidanud seal niikuinii peatuma. Kogu mu lastekasvatusmaja söögitagavara oli otsas ja ma suundusin Vaksali poole eesmärgiga kuskilt toidupoolist hankida. Märgates jaama perroonil punamütsi, otsustasin asula poolt ringi minna ja sattusin kohalikule turule. Tol ajal viisid kõik teed meie asulais Täikale. Morn, pooltühi turukõkats ei vajanud minu kunstitöid sugugi. Aga ega nälg nalja mõista. Kui õige näitaks oma juhte sööklas? Siberis ju asi toimis.
Hea oleks teada, kuhu poole söökla jääb. Siinkandi turunaised on tigedad õelad, neilt pole mõtet küsidagi, kutsuvad veel nuhid kohale. Nägin turunaiste hulgas turu teises otsas ainukest onu ja võtsin suuna temale. Selleks osutus vana pilusilmne mees, kes meenutas Kasahhi. Mis kõige põnevam, mees müüs maalitud klaasraame fotodele ja samuti klaasile maalitud mustritega pilte. Tema leti ootamatu värvikontrast helises üle kogu turuplatsi. Kiirgas mingit muinasjutulist energiat, mis peatas ja hämmastas mind. Kui põnev. Ta sätib hõbedasi ja kuldseid kortsus kommipabereid lillemustrite eredatele laikudele ja tõmbab kõigele ümber musta kontuuri. Äkki saaks selle ära õppida, mõtlesin ma. Mida vaatab Veike, kas ilus jah? Küsis onkel minult äkki mingi tundmatu aktsendiga eide häälel. Mis keegi enam meeldib, Kõik meeldib. Need lilled seal on hästi uhkesti tehtud, osutasin klaasimaalile. Selliseid muinasjutu lilli pole varem näinudki. Kust sa need said? Need Hiina lilled. Kas oled hiinlane? Hiinlane. Ma näen esimest korda elus hiinlast. Enne olen ainult näinud vaid fotodel ja portreedel Mao Zedongi, teie juhti. Kas onu ei võiks mind värvidega maalima õpetada? Tuši kasutada ma oskan, näe vaata kaardipakki. Ingitsesin jaki taskust mängukaardid, mis olin Tšeljabinski kasvatusmajas joonistanud ja ulatasin hiinlasele. Ta uuris neid miskipärast matsutades. Ja kaarte pole ju saada. Ja õpeta mind õige värvilisi kaarte tegema. Võiksin neid joonistada ja värvida, küll siis teeniks raha. Sina kelle oma oled? Ei kellegi. Põgenen matka juurde Leningradi. Siberis ja Tšeljabinskis olin lastekasvatusmajas. Õpeta mind, hakkan kavrikuks, sinu käealuseks. Heste, pean metlema. Tuleb homme, siis leegib. Kuhu? Siia tulule tuleb. Mul naine Sjaska, ma temaga niu peab. Järgmisel päeval võeti mind hiinlase käealuseks Sjaska loal, kes osutus Askaks, tähendab Anastasia Vassiljevnaks. Meister võttis turult minu ja mu kõhetu märsi kaasa ja juhatas oma sinivalgesse majja, ainukesse värvitud majja tervel Mornil turu lähedasel tänaval ning andis ulualust otse töökojas, kuuri kökatsis, kus akna all seisis tööpink. Sellel maaliti. Tööpingil lauaplaadi alt paistsid kastid värvide, pinslite, paberi ja papiga. Sissepääsu juurest vasakut kätt asus klaasilõikamise laud, vastas paremat kätt oli teine laud, kus seisid priimus liimi keetmiseks ja plaadid paberi värvimiseks. Minu magamisasemeks sai koikuks lahti käiv kirst ukse juures seina ääres paremat kätt. Põhiõpe kestis 2 nädalat. Misjärel meister usaldas mulle šablooni järgi lillede joonistamise fotoraamide klaasidele. Juba juuni lõpuks tegin ise nendele ka kontuure. Et purundukkidest naabrid hiinlast ei tülitaks, esinesin Sjaska õepojana, kes on kooli vaheajal Vologda kandist ametit õppima sõitnud. Juulis aitasin meistrit kohaliku tähtsa mehe, turudirektori, kes oli muide tatarlane, maja maalida. Maalisin õlivärvidega vanaaegse kapi klaasustele lilli. Juuli lõpus ja augusti alguses valmistas onu Xiao šablooni kasutades minu abiga tosin kaardipakki. Väga kvaliteetsed. Hiinlane hankis kuskilt paksu klantspaberit, tollal oli see suur defitsiit. Töötada tuli tema juures palju, kuid suhtus ta minusse hästi. Vassiljevna tädi, nagu ma teda hüüdsin, andis kõvasti süüa. Puhkepäeviti, mida küll faktiliselt polnud, keetis peremees ise riisi. Keegi teadnud, kust ta seda hankis, isegi tema naine Sjaska mitte. Ainuke keeruline asi oli esialgu see, et hiinlane tõusis koos päikesega, magama aga heitis kohe pärast loojangut. Tuli ennast tema järgi settida. Meister põlvnes maha jäänud mandžuurlastest, kelle Vene tsaar oli 19. sajandil palganud ehitama Ida-Hiina raudteed.
Mõned neist tuhandetest Hiina ehitajatest jäidki Venemaale ja liikusid pärast raudtee avamist mööda selle avarusi ringi. Anastasia Vassiljevnat hüüdis Ufalei rahvas igaveseks Hiina naiseks. Ta oli teist korda abielus hiinlasega, esimene oli haiguse kätte surnud. Vene naised, olles Hiina meest proovinud, enam omade juurde tagasi ei läinud. Selle 3,5 kuuga õpetas hiinlane mulle palju. Põhiline, mis ma tema juhatusel selgeks sain, oli šabloontehnika, mis mind minu eluteel tihti toitis, kui trükkisin ja müüsin mängukaarte. Õppisin maalima liimiga segatud aniliinvärvidega ükskõik millisele pinnale, klaasile, paberile, kangale, tõmbama kontuure tuši ja õlivärvi lakiga. Õppisin kasutama õlivärve, värvima tavalist paberit erivärvi aniliiniga nii, et jääks sile, kasutama pintslit, viimistlema svammiga, lapiga ja palju muudki. Augusti keskel ostsid nad tatarlasest turudirektori Tahir Adilevitši abil mulle pileti reisirongile Tšeljabinsk, Molotov kuni Kaurovka jaamani, kust pidin omal käel liikuma edasi põhja poole. Esimest korda elus pidin sõitma kui härra isikliku istekohaga reisirongis. Pealekauba kinkis Vassiljevna tädi mulle abilise töö eest väikesed maitsvad pirukad seente, kapsa ja tatraga. Inimeste seast, kellest Molotovi kasvatusmaja jõnglased lugu pidasid ja kellega arvestasid, suhtus meisse pealtnäha jäisele olekule vaatamata kõige lahkemalt majandusala juhataja ja majahoidja Toomas Karlovitš, Eesti kurat. Seda pikka tugevat vanameest õnnistas poistekari veidra hüüdnimega Japsiräip. Minu kambrisse sissekolimise algusaegadel kuulsin oma padelnikutest toanaabritelt vana Tooma kohta hulga kummalisi lugusid, mida esialgu ei tahtnud kuidagi uskuda. Särke vanamees ei kandnud, käis ringi ainult kõrge kaelusega sviitris. Tal võis olla seljas pintsak, vest, jope, ükskõik mis, kuid kõige all oli alati sviiter. Poisid teadsid rääkida, et selle sviitri all on peidus muinasjutuliselt fantastilised tätoveeringud, mille on värvilised indiga peale kandnud tõelised japsid. Liikus ringi legend, et ta olla elanud Jaapanis, sarnases majas nagu meie oma, ainult et sõjavangidele. See kooslus eestlane, kes elab Jaapanis, intrigeeris mind kõvasti. Kuid muinasjutte tätokate kohta ma ei uskunud. Mind, uustulnukat, tahetakse lollitada. Vedasin isegi lauanaabritega hommiku ja õhtusöögi peale kihla, et need ajavad udu. Kuid 1,5 kuud hiljem kaotasin kihlveo. Poisid ei puhunud mulle niisama kõrva. Mingil teadmata põhjusel saatis meid järjekordsel neljapäeval koos ludupeaga sauna Toomas Karlovitš ise. Kambrinaabrid ründasid mind. Sina kaotasid vari, nüüd näed sellist kinu, sellist liikuvat muuseumi, mida pole uneski näinud. Kujutasin pealtnägijate juttude põhjal ette, mis on kinu, kuid mida tähendab saladuslik sõna muuseum, ei olnud aimugi. Ja vaevalt nemadki seda teadsid. Ju olid kasvatajatelt ja valvuritelt vana majahoidja hüüdnime kuulnud. Sauna eesruumis jagati TP-laste kamba peale välja 5 plekkkaussi, seep ja 3 nuustikut. Seejärel kästi kähku riidest lahti võtta. Ludipea kiunatas meile. Mis te tatid vahite? Kas saab juba sisse seebitatud? Seebine vana Toomas ilmus välja 5 minutit hiljem, kui sisse seebitatud poistekari kausside ümber tungles. Ma ei kuulnud, mida nad lalisevad. Minu silmaloogid jäid pidama vanamehe alasti kujul. Ta oli kaelast kuni pahkluudeni üleni fantastiliste värvipiltidega kaetud. Esialgu olin isegi ehmunud. Pildid liikusid, see tähendab vähimategi kerepöörete peale ärkasid joonistused ellu. Tema kehal võitlesid omavahel mõõkadega ning tundmatuis rõivis ebamaised sõdalased. Nende vahelt paistsid tuld sülgavad lohed, rinnalt roonis käed kokku pandud suur kiilakas onkel, tema ees aga kükitas hulk inimese jupatseid, samuti käed koos. Kõik tätoveeringud olid omavahel pilveviirgudega eraldatud. Võimatu on sõnadega edasi anda seda, mida ma vanamehe ihul nägin. Mulje oli lummav. Kivistusin.
tema naha peaaegu iga sentimeetrit oli töödeldud. Siis ei teadnud ma Toomas Karlovitšist midagi. Ta sai esimese Vene-Jaapani sõja ajal Vene vägede soldatina põrutada ja sattus jaapanlaste juurde sõjavangi. Ükskord käskisid jaapanlastest laagriülemad kõigil Vene sõjavangidel ennast alasti võtta ja 2 japsi ees üles rivistuda. Nood jalutasid aeglaselt paljaste meeste rivi eest läbi, seisatasid pika valge kehaga noore eestlase ees ja pistsid omas keeles kaagutama, patsutades lapse mõõtu pihkudega vastu tema suure kehaosi. Seejärel tegid laagrist minekut, olles Toomale oma pilusilmsete peadega heaks kiitvalt noogutanud. Õhtul aga kutsuti Toomas laagriülemate jutule, kus tõlgi kaudu pakuti müüa oma hunnitu kehapind Jaapani kuulsale tätoveerijate koolile, et õpilased saaksid seda oma lõputöödeks kasutada. Vastutasuks ostab kool ta sõjavangist priiks ning pärast meie mõistes diplomitööde kaitsmist saab ta vabaks ja võib Jaapani saartelt kodumaale seilata. Toomas, kes oma nooruse ja kogenematuse tõttu arvas, et talle tehakse mõned lihtsad tätoveeringud nagu Vene sõduritel, oli ettepanekuga päri. Kohe järgmisel päeval viidi ta koolisaali, kus heleda palakaga kaetud madala leti ümber istus palju noori naeratavaid japse. Toomal kästi riided ära võtta. Kui ta paljas oli, kukkusid kõik japsid ohkima ja olles ennast pinkidelt püsti ajanud, hakkasid plaksutama. Toomas ei taibanud, kellele nad plaksutavad, kuid tundis, et on sattunud mingi tõsise jama otsa. Igal hommikul toodi ta valve all sellesse saali, kus ühetaolised ahve meenutavad japsid madalatel järidel juba ees istusid ja pärast nende professori 10-minutilist siristamist algas eksam. Iga eksami sooritaja torkis eestlase hunnitule valgele nahale oma kompositsiooni. Huvitav, et Toomas ei tundnud selle ihunuhtluse ajal mingit valu või ebamugavust. Vastupidi, esialgu ta suisa nautis seda õrna nõelravi ja isegi magama. Kõik diplomandid töötasid ülikorralikult, puhtalt, ülearuseid liigutusi tegemata. Nad ei augustanud nahka nagu meie omad, vaid torkasid peened nõelad vastavalt peale kantud joonisele aeglaselt nahapooridesse ning juhtisid sinna neutraalse piiritusega tembitud tuši. Nakatuda oli võimatu. Nad ei riivanud veresooni, ei torganud läbi kapillaare. Näha oli, et kõik algajad meistrid tundsid ülihästi naha anatoomiat. Aeg läks. Pilusilmsed Jaapani koolilõpetajad muutsid Toomase eestlase kehas suuremahuliseks värvigravüüriks, Jaapani eepose aineliseks õppevahendiks, fantastiliseks vaatepildiks. Jätnud pea, kaela, käeseljad ja jalad alla tätoveerimata, lasid japsid Vene sõjavangist eestlase kõigi 4 tuule poole. Kõik oleks olnud hästi, kuid niipea, kui ta Vaikse ookeani kaldale jõudis ja saunas lahti riietus, kogunes tema ümber inimsomm, kes tahtis imet kaeda. Toomale ei antud asu. Teda sunniti kõigile oma kirjatud keha näitama. Ta oli muutunud liikuvaks kinoks. Eestlane ei teadnud, mida teha. Hakkas kandma sviitreid ja kõrgekaelusega särke, ennast omaette pesema. Aegamisi liikus ta kuni Uuralini, jäigi Uuralisse pidama. Eestisse ei jõudnudki, kuna kartis, et temast saab seal üleüldine kõneaine, et tema kummaline kuulsus levib talust tallu ja teeb eakatele vanematele häbi. Järjejutt. Eduard Kotšergin, trellidega ristitud, kirjastuselt Petrone print. Järjejutt.